Tere, armas teeline! On jälle uus mõtiskluse aeg ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud usukangelased. Joosep raamatu kontekstis loomulikult Joosuast ja Kaalepist. Kuid lubad, alustan tänast mõtisklust ühe tsiteeringuga raamatust Kasvatus lehekülg 57 ja see kõlab niiviisi. Maailma suurim vajadus ja on vajadus meeste järele, keda ei saa osta ega müüa. Meeste järele, kes on tõelised ja ausad. Meeste järele, kes ei karda pattu õige nimega nimetada. Meeste järele, kelle südametunnistus on kohustustele sama truu kui kompassinõel põhjapoolusele. Meeste järele, kes seisavad õiguse eest, isegi kui taevad varisevad. Seega suur vajadus on selliste meeste järele, nagu seda olid Kaalep ja Joosua, piibli suured eeskujud. Heebrea raamatu 13. peatükk ütleb, mõelge oma juhatajaile, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende elu otsa, järgige nende usku. Kaalep oli pärit Juuda suguharust, ta oli üks 12, kes saadeti 45 aasta eest Kaani maad uurima. Nüüdseks, mida täna vaatleme, oli Kaalep juba 85 aastat vana. Ta palub pärandi osa, mida keegi pole ihaldanud. Ta oleks ju võinud küsida juba vallutatud territooriumidest ja lihtsalt puhata. Selle asemel küsib ta maa-ala, kus elasid pikakasvulised inimesed, kelledega ta oli kohtunud 45 aasta eest. Joosua 14. peatükist loeme, mina olin 40 aastat vana, kui Jehova sulane Mooses läkitas mind Kaades Barneast maad kuulama ja ma tõin temale sõnumeid oma parima arusaamise järgi. Aga ometi olen ma tänapäeval veel nii tugev nagu sel päeval, mil Mooses mind läkitas, nagu mu ramm oli siis, on mu ramm ka nüüd sõjaks, minekuks ja tulekuks. Nimi Kaalep tuleneb heebreakeelsest sõnast keleb ehk koer. See sõna esineb Vanas Testamendis alati negatiivses kontekstis, aga piiblivälistes kirjutistes ja lauludes väljendab keleb sulase julgust, visadust ja ustavust oma peremehele. Ses suhtes on Kaalep oma nime vääriline, sest kogu elu ilmutas ta vankumatut ustavust issandale. Aga millised õppetunde võime siis leida Kaalepi eluloost? Kõigepealt seda, et ära anna järele eakaaslaste survele. Kaalep teadupärast omal ajal võttis sõna negatiivse raporti vastu. Mooses saatis välja 12 maakuulajat ja Kaalep oli maakuulaja Juuda suguharust. Joosua oli Efraimi suguharust. Kaalep siis 40-aastane läks 40 päevaks maad uurima. 10 maakuulajat andsid tagasi jõudes heidutava raporti. See tekitas hirmu, mis viis rahva meeleheitele ja õhutas mässumeelsust. Maakuulajad rääkisid, maa, mida me nägime, voolab piima ja mett. Inimesed, kes seal maal elavad, on väga tugevad. Linnad on kindlustatud ja väga suured. Seal elavad paganlikud rahvad, amalekid, hetiidid, jebuuslased, emorlased, kaananlased. Ja kergesti alluvad eakaaslased ju otse survele. 10 maakuulajat andsid heidutava raporti. Inimestele see meeldis ja nad ütlesid, raske on sellistele vastu seista. Kuid Kaalep oli teistsugune mees. Tema astus selgelt ja otsekoheselt vastu sellele, mida 10 maakuulajat olid rääkinud. Ta astus vastu eakaaslaste survele. Kas meil täna on tuttavad need maakuulajad? Kas meil on tuttavad nende nimed, kes sellise kokkuvõtte oma rahvale esitasid? Näiteks Sammua, Saafat, Iigal, Palti, Gadiel, Gadi, Ammiel, Setuur, Nahbi ja Skeuel. Kas keegi mäletab neid juhte tänapäeval veel?
mina küll ei mäleta selliseid inimesi. Piibel ütleb, siis Kaalep vaigistas rahvast Moosese ees. Ta võttis sõna isegi siis, kui see läks vastuollu populaarse arvamusega. Prohvet Jeesaja kirjutab Jeesusest, et mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Jah, tõsi, Kristus kõndis üksi siin maisel rajal. Seega ole sinagi valmis seisma üksi kõndima ja ole valmis ka vastu astuma nendele, kes ei räägi usust. Räägi hoopiski usust sina. Kaalep räägis usust keset heidutavaid asjaolusid. Piibel ütleb, siis Kaalep vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles, mingem siiski ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Tänapäeval me kohtame sageli enesekindluse puudumist, eriti kui kõik on teist meelt. Kes olen mina, et ma peaksin rääkima, küsitakse. Kas ma saaksin midagi muuta? 2. Korintuse 5. peatükis Paulus meenutab, sest meie käime usus, aga mitte nägemises. Hiiglased paljastasid suured võimalused. Nende linnad olid vallutamatud. Maa oli kättesaamatu. Aga Kaalepi maailmapilt ei olnud vaid füüsiline maailm. Tema vaatas kõike läbi usu prisma. Ära käi oma tunnete järgi, vaid käi usus. Õpetussõnade 18. peatükk ütleb, surm ja elu on keele võimuses. Seega sõnad, mida me oma huultelt laseme välja kosta, on väga olulised. Kõnele ususõnu. Milline oli 10 maakuulaja vastus Kaalepi tunnistusele? Kuidas nemad sellele reageerisid? Kõigepealt pean ütlema seda, et nende sõnum võttis inimestelt viimasegi julguse. Nad ütlesid, me ei suuda nende vastu astuda. Nad on tugevamad kui meie. Sellel maal elavad hiiglased. Piibel ütleb, et nende tunnistus oli halb, see oli masendav. Nad ütlesid, meie olime nende silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime me ka nende silmis. Ära kunagi unusta, sõnadel on suur jõud. Kuulake, mis oli selle tunnistuse järgne reaktsioon. Piibel ütleb, siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl. Ingliskeelne piibel ütleb, nad nutsid kogu öö. Vot kus on ettevõtmine. Kõik Iisraeli lapsed nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja terve kogudus ütles neile, oleksime ometi surnud Egiptuse maal või siin kõrbes. Oleksime ometi surnud. Nad lisasid, valigem ennetele pealik ja mingem tagasi Egiptusesse. Alles sealt tuldi, see oli ju orjuse koda. Vaadake, kuhu jõuab välja inimene, kes ei vaata asjadele läbi usuprisma. Kolmandaks, usu seda, mida Jumal on suuteline tegema. Kaalepi sõnum oli julgustussõnum. Kõigi raskuste kiuste. Piibel ütleb, et Joosua, Nuuni poeg ja Kaaleb, Jefunne poeg maalkuulajate hulgast, aga käristasid oma riigid lõhki. Nad julgustasid rahvast, öeldes, see on hea maa. Nad lisasid, kui Jehoval on meist hea meel, siis tema viib meid sellele maale ja tema annab selle maa meile, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu Jehovale. Ärge ainult kartke maarahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsja on nad maha jätnud, aga Jehova on meiega. Ärge kartke neid. Sinagi räägi julgustussõnu. Seda on kerge teha, kui teised on sama meelt nagu sina, kuid hoopis raskem, kui igaüks on julguse kaotanud ja valmis loobuma või koguni vastu hakkama.
Efesuse kirjas Paulus kirjutab 4. peatükis: ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea, teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Rooma 1. peatükis öeldakse: see on, et me teie juures üheskoos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi, ütleb Paulus. Ja Thessalonika 5. peatükis kirjutatakse: seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. 4. järgne täielikult Jumalale. Nii toimus Kaalep, kõigele vaatamata, mida tema kõrvad kuulsid ja silmad nägid. 4. Moose 14. peatükk ütleb: siis ütles terve kogudus, et neid tuleks kividega surnuks visata. Kas see heidutas Kaalepit? Jumala kohtuotsus oli siin valmis. Piibel ütleb: ei saa näha maad nemad, mille ma vandega olen tõotunud anda neile vanemaile. Ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha. Aga oma sulase Kaalepi viin ma sellele maale, kus ta on käinud, ja tema sugu pärib selle, ütleb Jumal. Sellepärast, et, ja nüüd kuula, temas on teistsugune vaim ja tema on kõiges mulle järgnenud. Kaalep sai just selle maaosa omale pärandiks, mida ta oli käinud omal ajal uurimas. 4. Moose 32. peatükk ütleb: need mehed, kes on tulnud Egiptusest, 80-aastased ja üle selle, ei saa näha maad, mille ma vandega tõotasin Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, sest nad ei ole ustavalt käinud minu järel. Peale Kaalepi, Keenislase Jefunne poja ja Joosua Nuuni poja, sest nemad on ustavalt käinud Jehova järel. Sa panid tähele, igaüks sai nii, kuidas oli soovinud. Need, kes soovisid Egiptuses surra, suridki kõrbes, kuid Kaalep järgnes Jumalale. Joosua ütles 24. peatükis: valige endile täna, keda te tahate teenida. Mitte teie isade jumalaid, mitte traditsioone, inimlikke arvamusi ega jumalaid, kelle maal te elate. Ärge alluge eakaaslaste survele. Kuid lisaks kõigele eelpoole öeldule on siin veel õppetunde. Esiteks, tööta. Ära istu käed rüppes ja oota, et kõik sulle kandikul kätte tuuakse. Joosua 4. peatükis loeme: Kaalep küsis pärandit. Kui vana mees see oli? 85+, teades, et tema peab ikkagi kaanalased sealt välja ajama. Anna oma usk edasi järgmisele põlvkonnale. Otniel, kes abiellus Kaalepi tütrega, õppis Kaalepilt neid olulisi õppetunde. Säilita usk lõpuni. Kaalep oli vanem, kuid järgis ikkagi Jumalat. Ta küsis: andke mulle see mägismaa. Kaalep ei unustanud iial, millise tõotuse andis Issand talle Moosese kaudu, et tema saab minna maale, kus ta on kord käinud. 40 aastat hiljem nimetab ta oma toonast aruannet oma parima arusaamise järgi räägitud sõnumiks. Tema aruande aluseks oli veendumus, et Jumala juhtimisel ja tema abiga on Iisrael võimeline selle maa vallutama. Erinevalt 10 teise maakuulaja aruandest, kes tekitasid iisraelaste hulgas hirmu, kuulutas Kaalep südamepõhjast tulevat usaldust Issanda tõotusesse ja pühendumist selle täitmisele. Heebreakeelne fraas, mis otsetõlkes tähendab ma olin täiesti Issanda järel, on tõenäoliselt lühem viis öelda mu süda järgis täielikult Issandat. Või ma otsustasin kogu südamest, et käin täiesti Issanda järel. Erinevalt teistest, kes käisid võõraste jumalate järel ega järgnenud Issandale täielikult, oli Kaalepi süda tervenisti pühendatud Issandale. Sama väljendit kasutatakse hiljem veel 2 korral, kui rõhutatakse Kaalepi ustavust. Issand kirjeldas Kaalepit iseloomustavaid omadusi lühidalt sõnadega teistsugune vaim,
mis eristas Kaalepit 10 mahakuulajast. 85-aastane Kaalep oli jätkuvalt näide sellest, mida võib issand saavutada inimeste kaudu, kelle süda on tervenisti pühendunud talle ja tema eesmärgile. Kaalep sai aru, et maa-ala, mille iga suguharu lõpuks oma valdusesse pidi saama, sõltus otseselt sellest, kuivõrd oli neil julgust kinni haarata issanda tõotusest ja kui palju maad oli valmis nad läbi käima. Kuulake, Jumala tõotused ei ole ise teostuvad selles mõttes, et need tõdeneksid meie tahtest sõltumata. Pigem nõuavad need usku, millega kaasneb otsustav tegutsemine. Heebra keele sõna ulai, mis tähendab vahest, võib väljendada kartust ja kõhklust, ent tavaliselt tähistab see lootust ja ootust, et toimub midagi head. Aga mida räägib Kaalepi lugu meile tänapäev? Mark Twain on öelnud, kui sa ei juhi eeskujuga, ei saa sa oodata, et ka sinu meeskond sind järgiks. Eeskuju õpetab paremini kui ettekirjutus. See on parim meeste ja naiste iseloomu kujundaja. Ja nüüd ma sooviksin lugeda 1. Korintuse 10. peatükist 1. salmist kohe. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esiisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi ja ristiti kõik Moosese pilves meres. Ja sõid kõik vaimulikku rooga ja jõid kõik vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis. Ent see kalju oli Kristus. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha kõrves. Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et meie ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Ärge ka saage ebajumala kummardajaks, nõnda nagu mõned neist said, nagu on kirjutatud, rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ärgem pidagem ka hooraelu, nõnda nagu mõned neist pidasid ja langesid ühel päeval 23 000. Ärgem ka kiusakem issandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid ja said surma madude läbi. Ärge ka nurisege, nõnda kui mõned neist nurisesid ja said otsa hukkaja läbi. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kelledele maailma lõpuajad on vastu jõudnud, sellepärast kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühest kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Kuid Kaalepi lugu jätkub. Ja selles räägitakse, et Kaalep pakub oma tütart Aksat naiseks sellele, kes vallutab Debiri. Otniel vallutabki linna ja võidab Aksa käe. See lugu on oluline, sest see näitab taas kord Kaalepi julgust, usku ja valmisolekut väljakutseteks. See näitab ka, et järgmine iisraelaste põlvkond järgis nende usuhiiglase Kaalepi ja Joosua eeskuju. Kui vanem põlvkond on oma teenistuse lõpetamas, on uus põlvkond valmis väljakutsetega silmitsi seisma ja jätkama Jumala plaani täitmist Iisraeli jaoks. Nii nagu Kaalepi lubadus oli usaldusväärne, on Jumala lubadused meile veelgi usaldusväärsemad. 1. Korintuse 1. peatükk ütleb, sest Jumala tõotused kõik on tema sees, jah, ja sellepärast ka tema läbi, aamen, Jumala auks meie läbi. Jesaja 41 ütleb, ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen sinu Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja Filippi 4. peatükis loeme, aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda
auga Kristuses Jeesuses. Joosua 1. peatükk kirjutab, eks ole mina sind käsknud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Jehoova sinu Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja Jesaja 26. peatükk ütleb, kindlameelsele sina hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Eeskujul on suur jõud. Esiteks, ole eeskujuks. Olla eeskujuks ei ole üksnes eakate privileeg. 1. Timoteose 4. peatükis Paulus ütleb noorele kaaslasele, ärgu ükski põlaku sinu noorust, vaid ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus ja meelepuhtuses. Teiseks, järgige neid, kes loovad usaldusväärseid mustreid elus. Filippi 3. peatükk ütleb, järgige minu eeskuju, vennad, ja vaadelge neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Kolmandaks, jäta endast maha pärand, mis on eeskujuks neile, kes sind järgivad. 1. Peetruse 2. peatükk ütleb, selleks teie olete kutsutud, sest et Kristuski kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Neljandaks, Jeesus on eeskuju, kes meid kujundab. Johannese 13. peatükk ütleb, sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen öelnud, ütleb Jeesus. Viiendaks, iisraelaste elu annab meile pildi sellest, mida mitte järgida. 1. Korintuse 10, nagu lugesin, sest see sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma lõpuajad on vastu jõudnud. Kuuendaks, mõista juhtimise mõju olulisust. 1. Peetruse 5. peatükk ütleb, hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sundusest, vaid vabast tahtest Jumala meele järgi, mitte alatu kasu tõttu, vaid innust, mitte isandaina valitsedes koguduse kui liisuosi, vaid olles karjale eeskujuks. Siis teie saate, kui ülemkarjani ilmub, närtsimatu aupärja. Aga Jeesusel on ka meile öelda midagi selles küsimuses. Ja ma loen nüüd Luuka evangeeliumi 18. peatükist, mida Piibel ütleb. Luuka 18. Aga ta ütles neile tähendamissõna. Selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida, siis mida? Mitte võidelda ja lärmata, vaid alati tuleks palvetada. Ta ütles, ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli tema juurde ja ütles, kaitse minu õigust mu vastaste vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta mõtles iseeneses ja ütles, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Mida me saaksime aga öelda Joosuast? Kui paneme kokku pildi sellest, mida, millal ja kuidas Joosua oma pärandi osa saamiseks ette võttis. Meie inimestena oleme kalduvad unustama seda, mida Jumal on tõotanud ja oleme oma olemuselt kärsitud ootama seda, mida Jumal on kord öelnud ja lubanud. Kuid nii ei olnud lood Joosuaga. Mõned peavad aruannet oma palvetest ja palvetele vastustest. Ja mida need aruanded meile räägivad? Need räägivad sellest, et vahest tulevad vastused alles aastate möödudes, kuid need ei jää kunagi tulemata. Niiviisi toimib meie Jumal. Alles siis, kui kõik teised olid oma pärandiosa kätte saanud, saabus Joosua kord ja Piibel ütleb, kui Iisraeli lapsed olid võtnud maa selle piiride järgi täiesti oma valdusesse, siis andsid nad Joosuale, Nuuni pojale, päris osa eneste keskel. Ja Piibel ütleb, Jehoova käsul
andsid nad temale selle linna, mida ta oli nõudnud, Timnat Serachi, Eefraimi mägestikus. Kuid selle linna nimel on tähendus. See tähendab ülejääk, see, mis teistest on üle jäänud. See nimi sümboliseerib alandlikkust ja teenimist. Millest me näeme Joosua alandlikkust? Joosua oli suur juht. Ta valis oma pärandi viimasena ja valis väiksema maa-ala. Ta oli tõeline alandlikkuse sümbol. Joosua ei otsinud parimat ega suurimat osa. Piibel ütleb, Jumal ootab juhtidelt alandlikkust. Mõningad tänapäeva juhid on seisukohal, et neil on õigus võtta lõviosa, kuid tõeline juhtimine peegeldab Jumala alandlikku loomust. Kuidas pühakiri näeb alandlikkust? Jeesaja tunnistuse kohaselt Kristus ei olnud silmatorkav ega üleolev, vaid loomult alandlik. Nii räägib prohvet Jeesaja Jeesusest. Ja 113. psalmis öeldakse, Jumala suurus on kontrastiks tema alandlikkusele. Kuulake, kes on nagu Jehova meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on. Kui me oleme siin rääginud täna palju Kaalebi ja Joosua tegudest, mis räägivad väga kõnekat keelt, siis on veel üks valdkond igas inimeses ja see on, kuidas me mõtleme. Meie vaimuliku kasvamise jaoks on väga oluline mõtiskleda suurte usukangelaste elukäigu üle. Samas on meie suurimaks eeskujuks Jeesus Kristus, tema elu ja õpetused. Kuidas muudab meid Jeesuse elu tähelepanelik vaatlemine? Laseme pühakirjale vastata Heebra 12. peatükk. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber. Pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksmist. Vaadates, nüüd see tuleb, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel, häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Ja Paulus kirjutab 2. Korintuse 3. peatükis, aga meie kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda hiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Jeesusele vaadates saame särava ja selgema arusaamise Jumalast ning vaadeldes me muutume. Heldus ja armastus kaasinimeste vastu saavad meie loomupärasteks iseloomujoonteks. Meis kujuneb iseloom, mis on jumaliku iseloomu koopia. Tema sarnasuses kasvades suureneb meie võime tunda Jumalat. Me väärtustame aina enam osadust taevaga ning igatseme olla üha rohkem, vastu võtta teadmisi ja rikkusi ja igavest tarkust. Rooma raamatu viimases peatükis räägib apostel Paulus 2 vastandlikust jõust, mis püüavad meie elu kujundada tänapäev. Kuulake, mida Piibel ütleb. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu. Esiteks, andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja teiseks, ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Aga millest siis? Vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Vot sellega peaksime tegelema. Ümbritsev maailm koos oma mitmesuguste mõjudega püüab meid iga päev suruda oma vormi, panna meid kohanema väljastpoolt tuleva survega. Kuidas võiksime sellele vastu seista? Ainus võimalus on see, mida pühakiri meile pakub. Sees elava püha vaimu läbi, kes meid muudab seestpoolt. Umbes nii nagu röövik
muutub järsku ilusaks liblikaks. Et see kõik nii toimuks, on meil aga vaja pühendada ennast Jumalale ja paluda, et tema teeks jätkuvalt seda head tööd, mida ta on meis juba alustanud. Sest lõppude lõpuks on meil oluline, et iga hetk langetada teadlik otsus käia vaimus ehk usus. Proovi sinagi seda. Jumal õnnistagu sind, peatse kohtumiseni.